Armas publik, armas publik, tere tulemast tagasi, kes te nüüd olete jõudnud meie seminarile. Ja algabki meie seminar siis võrdlevalt Eesti ja naispõgenike saatusest ja meil on au ja rõõm enne seda seminari anda sõna Enutile, keda esindab siis proua Reet Laja, sest nemad on saanud valmis midagi täiesti haruldast ja on praegu just paras moment seda tähtsündmust siis sellega nagu avada meie seminar ka. Proua Laja, palun teid. Suur tänu. Kas kostab? Tere kõigile, kes on jäänud nüüd peale etendust siia saali ja need ka, kes on juurde tulnud pärast seda hästi vahvat etendust tõepoolest. Ja meil on Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskusel on see au olla osaline selles projektis, selles suures suurpõgenike projektis. Ja me kohe algusest peale mõtlesime, et kui me selle projekti saame, et siis me püüame tõlkida sellest meie Naisuurimuse ja Teabekeskuse ingliskeelsest naiste lugude raamatust. No me algul unistasime, et saame tõlkida terve raamatu vene keelde. Aga lõppkokkuvõttes vähemalt on meil 2 peatükki. Need on Linda kivid. Kõik eestlased teavad, kes on Linda, Kalevipoja ema ja missuguseid kive tema pidi tassima. Ja siis siit kohe tuleb see lugu ka. Aga isegi see on hea, et me oleme saanud 2 osa sellest 600 leheküljelisest ingliskeelsest naiste lugude raamatust tõlkida, nii et me oleme hea meelega selles projektis kaasas. Ja nüüd enne siis, kui ma lähen projekti juurde, ma ikka paar sõna räägin ka sellest, kes me oleme. Kui ma juba kord olen sõna saanud, et Eesti Naisuurimus ja Teabekeskus tegutseb 97. aastast saadik, juba üle 25 aasta ja me teeme väga paljudes erinevates suundades, nagu võrdse kohtlemise, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste teemalist kõikvõimalikku positiivset tegevust. Ja siis üks koostöövorm on meil ka erinevate endiste NSV Liidumaade vabaühendustega, riigiasutustega ja siis loomulikult ka teadlastega ja nii edasi. Ja väga paljudes erinevates maades me oleme saanud naiste tegevust toetada pika aja jooksul, alates aastast 2000. Ja täna, kuna on nagu tähelepanu meil suunatud Ukrainale, siis ma võtsin ainult selle osa siis tutvustamiseks, mis me oleme teinud Ukraina naistega ja vabaühendustega. Meil olid ka head sidemed enne 2014. aastat, aga siis, kui tuli see sõja algus Ukrainaga, me kohe hakkasime mõtlema, kuidas saaks neid sisepõgenikke aidata ja 3 aastal me tegime 8 erinevas linnas ja siis ümberringi nendes, tol ajal nad ütlesid oblastid, nüüd ütlevad regioonid, et nendes regioonides ridamisi koolitusi ja nõustamisi ja tõepoolest neil oli seda vaja. Me saime väga head tagasisidet ja oleme õnnelikud, et me saime neid siis nõustada ja et nad said uutes elukohtades natuke jalad alla või vähemalt mõtlesid, mida edasi tegema hakata. Ja siis nüüd tuligi juba järgmine etapp ja oli vaja uuesti naisi aidata Ukrainas. Sõda ju jätkus ja suuremas mahus ja me otsime nende
naistega kogu aeg ühendust sõja algul, kes olid meie koolitustel olnud ja kogusime lihtsalt oma väikest rahakest ja saatsime neile ja nii kaua, kui me saime nüüd siis sellel aastal ühe projekti ka ja projekti käigus me tõepoolest siis nõustame jälle ainult ühe Kirovohradi regiooni. See on väiksem regioon, umbes nii suur kui Eesti ja võib-olla selle regiooni sisepõgenikke ja ka kohalikke teisi naisi, sest nüüd ei ole sinna suurt jäänudki kedagi teist kui naised, sellepärast et politseis on naised ja kõik õpetajad nagunii on naised ja kõik ajakirjanikud on naised, nii et meil on kogu aeg nendega hea side ja me saame neid praegu hästi aidata. Ja see kestab järgmise aasta lõpuni see projekt. Nad tulevad ka 3 tiiru meile Eestisse väiksemate gruppidega ja ma loodan, et siis, kui meil on see lõpuüritus järgmisel aastal, et siis me saame seda teha Kiievis ja rahulikus õhkkonnas, aga igal juhul me teeme ja need naised Kirovohradis ja nende pealinn on nüüd Krõpovnitsk. Nad vahetasid mõne aja eest selle nime ära, et ei tahtnud Kirovohrad olla. Nii et nendega meil on see tihe side. Aga nüüd siis läheme nende raamatute juurde ja väga oluline on meil Ennutis see sama, mida ma näitasin, see sama raamat, mis 2000-te alguses valmis ja seal on väga palju lugusid ja need koondavad nii neid naisi, kes põgenesid 44. aastal. See koondab neid naisi, keda viidi Siberisse ja neid naisi, kes jäid siia Eestisse ja olid pidevalt hirmul aastaid ja aastaid. Ja kui me siin eelmisel neljapäeval kogunesime Riigikokku ja see mõte oli, et ka tulevikus peaksid kõik need naised ja kõik need, mitte ainult naised, loomulikult seal oli ju tolle ajal lapsed ja kes on suureks saanud ja ka mehed, et peaks kõik koondama ja seda mälu hoidma. Ja nii meil siis ongi see raamat nüüd juba 4. trükk. Näiteks sellel hetkel, kui viidi meil siin ära see ausammas siit suure pahandusega natuke kaugemal ilusasse kohta, siis see müüdi meil üks trükk täiesti paugu pealt läbi, sest inglise keeles ei olnud mingit materjali ja siis järsku inimesed tahtsid väga teada, et mis ikka toimus 44. aastal ja kuidas need asjad läksid. Ja siis me olemegi siin väga nagu selle raamatuga püüdnud nüüd anda teavet. Me oleme tahtnud seda ka eesti keele tõlkida, sest need autorid olid pigem ingliskeelsed, meie Eesti oma enamus Eesti autorid, aga välis-Eesti omad ja muidugi meie hea Ruth Hinrikus oli nende hulgas. Ja siis ja tahtsime varem ka juba vene keelde tõlkida, aga no ikka 600 lehekülge me ei leidnud seda raha. Miks me tahtsime vene keelde tõlkida? Me oleks muidugi hea meelega ka ukraina keelde veel tõlkinud, aga vene keelel on laiem väli, et on hädasti ju vaja selgitada ja meeles hoida, mis toimus 80 aastat tagasi ja vedada siis juba paralleele ka tänapäeva. Kui nüüd tulla siis selle venekeelse tõlke osa 2 osa siin sellest raamatust on vene keelde tõlgitud. Tõlk Aleksandra istub ka siin meie hulgas ja me väga täname teda, et ta on selle ilusasti ära tõlkinud.
ja meil neid saab tulevikus jagada nii palju kui vaja. Kindlasti jagame me ka nende Ukraina gruppidega, kes tulevikus meil siia tulevad meie projekti raames. Aga siin on ka üks väike soovitus sellele raamatule tervikuna Rein Taageperalt omal ajal. Nii et visake sellele silm peale, ma ei hakka seda ette isegi lugema. Ja siis need 2 lugu, mis siis tõlgitud on üks meie siis Enuti liikme Ilvi Jõe-Kännoni perekonnalugu, kus ema läks 4 lapsega teadmata kuhu. Ja teine on siis see lugu Elin Toona Kotšalkilt, kes läks ema ja vanaemaga või õieti vanaemaga samamoodi ära ja kõigist tema elu seiklustest, kuidas nad vastu pidasid ja kuidas nad elasid. Jumal tänatud, mõlemad nemad on veel täiesti elus. Ja nii siis Ilvi kui ka Elin Toona on nagu Eestiga nüüd praegu tihedalt seotud. Elin tuli tagasi lausa siia Haapsalu kanti elama ja meil on selle üle väga hea meel. Ja siis ka ongi see viimane aeg neid lugusid edasi korjata, sest ega vanused tulevad ja enam tervised ei ole need ja ükskord võib nendest kehvast tervisest ka kaduviku minek tekkida. Nii et ma arvan, et kindlasti on vaja neid lugusid edasi koguda nii kaua, kui on meeles. See, mis juhtus siis, mis on juhtunud hiljem. Meil on Enuti raamatukogus, meil on päris suur raamatukogu, on ka raamatud Jugoslaavia perioodist, millised vägivalla juhtumid naistega toimusid sel ajal ja see tundus meile, küll et oli kaugemal, aga tundus meile ka täiesti võimatu, et Jugoslaavia lagunemisel ja pärast lagunemist ja sõja perioodil, et nii väga hulle lugusid juhtus naistega. Et see tundus täitsa võimatu ja nüüd, kui tuli Ukraina uue nagu tehnoloogia valguses, me nägime kõike, mis toimus Butšas ja kõik need telefonidega filmitud lood ja need on nii õudsad, et me peame aina rohkem ja rohkem ikkagi rääkima, meelde tuletama ja me ei tohi häbeneda seda, mis on tehtud naistega. Sest see on olnud kõik nagu tabu ja sellest ei räägita. Aga siin Sofia Oksanen kevadel esitles Tallinnas ka seda eestikeelset raamatut Samasse jõkke, Putini sõda naiste vastu. Ja see on see, mida me peame samamoodi järjest nagu siis lugema, meeles pidama, levitama ja igal juhul selles edasi minema sel teemal. Ja siin selles raamatusse Samasse jõkke, Putini sõda naiste vastu oli väga palju arvustusi ja muidugi üllatavaid lugusid, et inimesed ei tea. Noored inimesed ei tea ju üldse midagi, mis ajaloos toimunud on. Aga seal on kokku võetud need ajaloolised sammud, mis eelnesid ikka Samasse jõkke nii-öelda, ikka samamoodi. Ja siis see, et see muster kordub ja kordub, me peaksime selle täiesti suutma läbi lõigata. Ja mis seal ikka? Kokkuvõtteks tahan öelda, et meil tuleb hoida ja kasutada mälu. Ikka meie oma ühiskonna jaoks. Ja seda teha kogu jõust, et me mineviku vigu ei laseks enam korduda ja keegi ei julgeks meid tagasi viia sinna kurjuse aladele, kurjuse riiki või kurjuse teele. Ja me peame võitlema selle ebaõigluse vastu.
ja selleks ega muud ei ole, me peame veel rohkem kokku hoidma. Aitäh! Seda raamatut on olnud kogu aeg ka vabamusmüügil, aga praegu me enam ei näinud seda. Nii et ja siis seda tõlget vene keelde, seda saab praegu minu käest ja ta on üleval ka siis Ennuti kodulehel, nii et ka seda saab kasutada. Aitäh! Reet, suur aitäh teile, et teie ja kogu teie naiskond hoiab ikkagi kõrgelt seda naist kui väärtust, igakülgselt arenenud isiksust, mitte sellist, kes oleks kodukana ja mitte sellist, kes oleks töö- või tapamasin, vaid just kõige ilusamas ja kaunimas mõttes. Aitäh teile töö eest, mida tegite, teete ja teete ka tulevikus. Aitäh! Tulge kõik meile, vaadake meie raamatukogu, seal on väga palju materjali. Aitäh! Ja nüüd ma paluksin siia oma avasõna ütlema. Meil on 3 väikest tervitust enne seminari algust ja ma arvan, et me alustaksime. Ma palun proua Anne Eenpalu, kes ei vaja tutvustamist, kuid kes minu meelest on kõige õigem inimene just seda naisi puudutavat seminari ette rääkima ja tutvustama. Aitäh! Palun, proua Anne. Ja mikrofoni saab õgvendada endale lähemale. Jah, ma annan ühe tähtsad dokumendid ka. Ja kas on just mikrofoni vaja? Võib-olla ei ole vaja. Meil on salvestus, et siin ta läheb ilusti heli. Sellepärast. Austatud Riigikogu liige proua Riina Solman ja suur tänu proua Loone Ots, et te olete niisuguse suure foorumi ja nii palju häid ettevõtmisi juba teinud ja kõik on veel ees. Proua Zajedova, no teie meie kõikide riikide naiste ühendaja. Olete meid liitnud ka siin Kodu-Eestis, mille üle ma olen väga tänulik. Te oskate küüditatuid hinnata, te oskate represseerituid ja nende valu mõista ja te oskate mõista naiste saatuseid ja hingi, keda on kistud ja keda on hävitatud oma elukeskkonnast, eluruumist, nagu ütlesid meie esivanemad. Mina tahaksin ringi käima saata ühe foto, sest ma tahaksin teile öelda, et oma missiooniks olen ma võtnud juba 1988. aastast alates lihtsalt ringi käima ja meie represseeritute ja küüditatute mälestuste hoidmise, nende riiklike kokkusaamiste korraldamise, mis nüüd on ju tõesti üle-eestilised ja ka diplomaatiline korpus. Me oleme suure võidu teinud, et Lindakuju jalamilt oleme me edasi läinud võidusamba jalamile ja nüüd on meil oma kommunismi ohvrite memoriaal Pirital. Meil on ees teiega väga suur töö. See töö on nimelt järgmine, tegelemine noortega. Meil on nii palju üldhariduskoole, aga meie pedagoogid ei ole selle teemaga kokku viidud. Sest öeldakse, see tekitab stressi ja inimestel on väga palju erinevaid taustu, nii keelelisi kui ka arhailisi taustu ja et me võime kellelegi teha hingeliselt haiget. Aga mälu on ju selline, millele me toetume, mis annab meile jõudu ja tuge ja loodetavasti midagi nii jubedat ei kordu, nagu juhtus meiega, paljude teiste naiste ja nende lastega ja nende meestega ja mis praegu toimub nii Ukrainas kui ka me teame nii Iisraelis kui Palestiinas. Midagi on kordumatut ja midagi on, mis millegi pärast kordub. Mis puudutab
minu isiklikku vastutustunnet ja kohustust, siis selle ma olen saanud kaasa emapiimaga. Sest meie perekond kuulus hävitamisele. Mida rohkem ma olen uurinud ajalugu, seda rohkem, kui te vaatate seda fotot ilusast perekonnast, kes propageeris, et eestlane on peremees omal maal, et eestlased kasvatavad töökad lapsed, kes ei karda ei käsi mulda panna ega lautadest ette võtta loomade kasvatamisega midagi, kes oskavad õppida ja oskavad inimestest lugu pidada. See kõik kuulus hävitamisele, kaasa arvatud ka see perekond. Minu teinepoolne perekond, nemad töötasid nende vanemate poolselt tööotsingute ajal Krimmis. Ja pärast esimest maailmasõda oli vaja sealt põgeneda, sest teine vanaisa võitles valgekaartlaste poolel. Ja saades teada, et Eesti tõesti on vaba, siis ma tahan teile öelda, et nii töökat perekonda on raske ette kujutada, kes mitte millestki rajasid Pärnusse vorstivabriku ja 40. aastaks rändas Saksamaale üle 24 sordi erinevat vorstitoodangut. Kuidas oli see võimalik, et üks riigimees, Kaarel Eenpalu koos oma naisega, rajasid 5-liikmelise tütarlaste järelkasvu aus ja vaimus? Linda Eenpalu korraldas üle Eesti kodumajanduskoja esinaisena üle Eesti korralikke perenaiste kokkusaamisi, kus ei võetud napsi, kus ühiselt valmistati toidud, kus lapsed olid kaasas ja peohetkel vastavalt aastaajale rahvariietes, kus noored oskasid lugu pidada vanematest inimestest. Ja see kõik oli vaja hävitada. Noored mehed ronisid Siberis pärast 14. juunit puude otsas ja otsisid koore alt üraskeid, et natukenegi valku süüa saada. Ema rääkis sellest ahastusest, kuidas rongijaama tuli perekonna tütar siit samast Tallinnast. Ta oli juba kõrgema haridusega idla, esitantsija, esivõimleja Virve Eenpalu laulatuse kutseid Arukülla tooma ja rongijaamas küsiti, mis teie nimi on. Ja nii ta rändas 16 aastaks Siberisse metsatööle. Teda tokiti jalaga ja öeldi, et see küll siia elama ei jää. Anas dohnit, ta kärvab lihtsalt ära. Kuhu meid paisati ja milleks? Sellepärast, et me võime uhkusega öelda, relv käes võideldi vabaduse eest. Meie esivanemad teiega, nad kuuluvad väga suure kulla hinda, mida on võimatu materiaalselt väärtustada. See on armastus oma maa ja vastutus oma maa eest. Ja seda peame meie teiega kandma, sest meil on teiega see kohustus, me oleme ju veel elus. Paljud meie küüditatud lahkuvad meie hulgast. Aga te teate, kui rõõmsad nad on, kui nüüdki heisati sinimustvalge lipp mitmetel üritustel ja peeti au sees meie riigi rajajaid. See on südametukse ja see on meie vastutus teiega. Ma tänan Loone ja ma tänan proua Raja, et te hoiate seda tõrvikut meie südames. Ja proua Sajedova, viige edasi meie armastuse sõnum ja öelge, ükskõik mis ootab meid ees. Me aitame ukrainlasi, me aitame kõiki, keda on vaja tükikese leiva või relvaga toetada. Armastuse sidemega oleme me seotud siin ilmas. Olgu Jumal meile armuline ja ärgu saatku meid kurvastuse sisse. Mina usun teisse ja mina usun Eesti Vabariiki. Nagu ütles minu vanaisa, üks riigi rajajatest ja terve elu riigimees Kaarel Eenpalu. Mina usun Jumalasse, maamulla pühadusse, eestlase ja tema eluruumi püsimisse.
olgu meil selleks jõudu ja õnne. Aitäh! Üks ilusamaid fotosid vanast ajast, aga seal on kõik fotod ilusad, on minu jaoks ka see, kuidas Kaarel Eenpalu, riigi vanevana, on Otepääl Eesti lipu õnnistamisel. Aasta on 1900, minu mälutisi 33, aga kõige ilusam on just see, et täiskasvanud mees ja nii tähtsal positsioonil täiskasvanud mees ei tunne häbi, laskudes ühele põlvele, suudeldes lipuserva nagu pühadust. See on tõesti kaunis ja proua Anne, suur aitäh teile. Me kindlasti hoiame täpselt seda suunda ja täpselt neid väärtusi. Ja selle nimel ma praegu kutsuksin siia Riigikogu liikme Isamaa fraktsiooni esindaja proua Riina Solmani, kes tegelikult on südamega alati olnud naiste ja nende küsimuste ja õiguste eest väljas, ka väljaspool poliitilist konteksti. Ja palun väikeseks tervitus, ma võin anda ka siin, siis ei pea puldi taha ennast peitma. Tänan väga ja lühikeseks tervituseks. Aitäh, Loone, sulle, et sa sellele suurepärasele seminarile mind oled kutsunud ja muidugi ma, Anne, sinu tänusõnadega eelkõnelejatele, kellele sa tänu tõid, ühinen ja tänan ka sind. Sest et proua Anne Eenpalu on siis Isamaa erakonnas kandnud just nimelt oma perekonna väärtusi edasi ja tema kinkis mulle tegelikult päris esimese isikliku hõbesõle. See oli proua Linda Eenpalu, tema vanaema hõbesõlg, mis oli käinud Siberis. Ja meie siis leppisime niimoodi kokku, et ma olin naiskogu juhataja Isamaas ja tõesti kasvatasin nii-öelda, julgustasin naisi poliitikasse ja positsioonidele. Ja see sõlg rändab nüüd iga naiskogu juhi kaudu järgmisele naiste elu edendajale. Ja minul on nüüd lõpuks ometi oma hõbesõlg olemas, aga Annel on selles väga suur panus, et viia mind nende väärtuste juurde, mida juba tema vanaema ajal Eestis viljeleti. Aga ma tänan, ma väga pikka kõne ei pea, ma ütlen ka, kuidas ma olen seotud teiega. Ma olin rahvastikuminister aastatel 2019 kuni 2021 olime siis proua Iivi Sajedovaga koos ja edendasime siis just nimelt neid samu teemasid, mida te nüüd olete nädalavahetuse jooksul ja alates neljapäevast kõik käsitlenud erinevates Eestimaa paikadest seotud suurpõgenemisega, väliseestlusega ja meie ajal sai alguse siis selline globaalne eestluse edendamine. Meil oli oma komisjon, see töö puhkes õitsele ja ma tänan, et te jätkate seda vaprat tööd, kui mina olen juba jäänud natukene kõrvale Riigikogusse. Ja ema poolt olen ma ju pärit ka siis mitte Eestist, isa poolt põlk, ema poolt ingeri soomlane ja minu emakene tuli 4-aastase sõjapõgenikuna, väikse sõjapõgenikuna Eestisse. Teda venestati, pandi vene kooli, kodune keel oli soome keel, keskkond Viljandis oli siis eestikeelne ja kool oli venekeelne. Nii et temal on siis esimene pilt, mille taga ta kirjutab mitte Raili, vaid Vaili, et kõik selline erinevate kontekstide segadus oli lapse peas ja tuldi Ingeri Soomemaalt ära niimoodi, et täna loen siis Soome arhiividest, mis siis perekonnaga on juhtunud. Vanatädil lapsed surnud. Ühe oma sugulastest leidsin ma siis 2 aastat tagasi Stockholmis, tema on rootslane, aga oli minu vanaisa õde, kes põgenes siis Venemaale saatmise eest. Tema pojad olid olnud Soome sõjaväes, mis siis oli ka koostöös sakslastega ja ei saanud jääda sinna. Sõjapõgenikud anti Soome riigi poolt ju välja, kes ajalugu tunneb, teab seda ja tulid nad oma tühjade kätega läbi Eesti, viidi Kloogalt üle Soome, minu ema sündis seal ja anti tagasi siis Venemaale nad välja. Ilma varata, ilma millegita, tühjade kätega. Ema on rääkinud, kuidas Viljandis oodati vanemaid koju. 14 tundi olid vanavanemad tööl. Nendel oli tädilainega süüa. Veel noorem õde sündis Viljandis. Ainult leivakoorikuid, et nad nutsid, ootasid, kui ema isa tulid, tõid süüa. Kuidas oli Kloogal üleviimine, seal on ju mälestusmärgid ja ristid nendele, kes sellel raskeldel hukkusid, need ingeri soomlased. Minul on olnud keeruline seda identiteeti kokku lappida mõnevõrra, et kas ma siis olen nüüd eestlane või ma siis olen nüüd soomlane või ma olen mõlemat. Soome-ugrilane ma olen,
meil kõigil nendel rahvastel siin maailma nurgas on olnud keerulised ajad. Aga me oleme sellest üle saanud ja rohkem ma ei räägi. Ma soovin meile jõudu, et me mäletame neid asju. Me hoiame seda mälu, hoiame oma naiste ja emade saatusi meeles ja teeme kõik selleks üheskoos, et see ei korduks enam meie laste, tütarde, aga ka poegade puhul. Aitäh! Järgmiseks palun Riigikogu liikme härra Tarmo Kruusimäe, suure rahvuslase. Hästi lühida seose teen. Selleks, et inimestel oleks võimalik põgeneda, peab keegi tegema eesliinil seda tööd. Aasta 2004 paigaldati Lihulasse mälestusmärk siis nendele meestele. Munder ei sobinud. Viidi ära, toimus väike jama, aga see pani käivatima selle, et me saime selle punapuusliku vähemalt siit minema. Kahjuks mitte merre või kuskile vana metalli. Aasta oli 2012, kui Riigikogu tunnustas täpselt neid samu mehi 14. veebruaril vabadusvõitlejatena, kes de facto võitlesid Eesti iseseisvuse taastamise eest de jure. Ja käesoleva aastal 20 aastat siis või 30 aastat möödas hiljem sellest, 20 aastat hiljem sooviti Lihulasse seda sama mälestusmärki panna, millel oli aastal 2004 tehtud juba ekspertiis, et seal on tugev Eesti joon ja puuduvad natsisümbolid. Nüüd see mälestusmärk konfiskeeriti. Siseminister peaks eelnevalt tühistama Riigikogu otsuse aastas 2012, 14. veebruar, millega me tunnustasime neid mehi vabadusvõitlejatena. See on mõttekoht, sest et varsti hakkab võib-olla Ukraina liberaalse Euroopa survel ümber hindama Pravi sektorit või Aasovit. Slava natsi, smert varaham! Ja järgmiseks jõuab teie ette video. Video teel me tahtsime teha telesilda, aga tundus, et tehniliselt on see komplitseeritud ja teiseks, kuna telesild onnuks Odessaga, siis me täpselt mitte kunagi ei tea, millal on elektrid. Vahepeal on 18 tundi elekter järjest ära, vahepeal ta katkeb. Me ei tahtnud nagu teid panna tehnilistel põhjustel ootama ja mõtlema, et kas nüüd tuleb või ei tule. Selle tõttu meil on siin subtiitritega video, kus võtavad sõna kaks väga niisugust, ma ütleksin, suure südamega ukrainlannat, kes ise jäid kohale, kuid kellel on siis nagu see kogemus, millist traumat esiteks saab anda see teadmine, et nüüd on sinu maal sõda, kuhu minna, mida teha, kui sul on perekond, kuidas on väikeste lastega. Sofia Nagornjak, kes on Ukraina presidendi suure autasu, kõrge autasu vääriline. Üks hetk, palun ära lase veel. Ja on pälvinud presidendi maineka autasu selle eest, et ta on edendanud Ukraina rahvakultuuri, Ukraina rahvameditsiini ja Ukraina eraldi tikandite siis nagu koolkonda. Ja Sofia kõrval, Sofia on ka palju raamatuid avaldanud, tema kõrval on siis ajakirjanik ja praegune Odessa linna kultuuriosakonna juhataja Inna Išuk, kes samamoodi on pühendunud patrioot ja kes küll sõja alguses arvas, et õige on saata ära Ukrainast tema tütar ja vennatütar, et noorem põlvkond igaks juhuks oleks turvalises varjus, kuid kes ise mitte mingi hinna eest ei ole lahkunud Odessast, on käinud küll siin Eestis rääkimas oma ja enda kaasnaiste saatustest ja on teinud üle Eesti tuuri sellel teemal, aga koos Sofiaga, aga nad mõlemad on praegu kohal ja tahavad sinna ka jääda, aga kahtlemata vaimsed traumad ja mitmesugused muud
noh, rääkimata materiaalsetest probleemidest, on mõjunud ka tervisele. nii et ka üks põhjus, miks meil see ka video tegemisega läks üsna kiireks, oli see, et Sofia lihtsalt mingil hetkel ütles tervis üles ja ta oli südamerabandusega mõne aja haiglas, et siis video me filmisime suhteliselt hilja, aga nüüd on temaga kõik hästi ja tema astubki kohe meie ees lavale. nii et palun kaudne tervitus ja täpsed teemad, mida siis me võiks natukene vaadelda nende naiste saatusest. Aitäh, palun tuled maha ja siis Evelin paneb meile video. Aitäh. Здравствуйте, любимые, дорогие друзья, эстонцы. Передаю вам горячий пламенный привет с нашей красавицы Одессы. Ну, был задан такой, знаете, вопрос на тему войны, потому что мы сейчас находимся в таком положении довольно остром и для нас очень болезненным. Что меня потрясло в первые дни войны? А потрясло это неожиданность. Неожиданность, как бы такая, знаете, вероломное нападение, непредсказуемое нападение на нашу мирную, любимую Украину. Больше всего меня потрясли взрывы, которые прозвучали в 4 утра. Это было неожиданно, и просто растерянность была, что вообще происходит, как это. Ну, потом поток дезинформации пошел. В общем, мы пошли с мужем в порт военный, посмотрели, там кораблей не было, ничего не дымилось, как писали СМИ и телеграм-каналы. Вот, ну и потом начали фильтровать информацию. Конечно, было опасение того, что город может быть разрушен, переживания за родных, за свою жизнь, конечно, за здоровье. Вот, и, конечно, смотрели на очереди в банках, в магазинах, все стали запасаться продуктами, снимать деньги с банкоматов. Был такой ажиотаж. Ну и, конечно, мы думали, что дальше делать. Вот я как журналист начала собирать информацию, чтобы быть очевидцем этих дней. Это страх. Страх, конечно же, был очень большой. Страх за свое будущее, страх за своих детей, страх за свой дом, потому что мы все привязаны к своей земле, к тому месту, где мы родились. И очень, конечно же, поменялось очень много в нашей жизни, потому что постоянные прилеты, сирены. И мы же спали все, до сих пор в подвалах, если есть сирена, очень много прилетов, разрушений до сих пор мы имеем. И, соответственно, психосоматика нарушилась. Но, несмотря на все, мы выработали иммунитет и стараемся быть выше всего того плохого, которое сейчас, то, что мы имеем на данный момент. Конечно, сон нарушился, есть ничего не хотелось, потому что очень большие переживания были. Я понимала, что на меня тоже смотрят, вот, и понимала, что нужно поддерживать других. И поэтому в первые же дни вот мы начали думать, что мы можем сделать. Вот, и начали организовываться, начали собирать стихи о войне, выступать в библиотеках. Мы себя ощущали нужными. Каковы были ваши опасения, как вы представляли себе будущее? Вы знаете, я всегда представляла наше будущее победителем во всех направлениях, как в духовном, так и материальном плане, потому что мы нация, которая в начале войны, она сгруппировалась, и люди встали просто с голыми руками на борьбу с врагом. До сих пор мы очень много делаем, донатим на нашу армию, помогаем нашей армии. Наша фирма Софина очень много делает чаев разных, вареньев, настоек, мазей разных для наших освободителей, для нашего СО войны. Думали ли вы о возможности выезда из Украины? Думала ли я о возможности выезда с Украины с первых дней войны? Вы знаете, есть такая
ну, как бы украинская пословица. Мы спросили журавля, где наилучшая земля. Журавель отвечает: лучше Украины, лучше нашей родной нету земли. Наша земля, наша кормилица, это наши корни, это наш род, который мы как бы бережем. И мои дети, мои внуки остались на месте. И я еще хочу сказать больше. Во время войны, за это время мы открыли в городе Одессе большой свой медицинский центр, где у нас предоставлена наша органическая продукция, БАДы, мази, настои, мацераты для лечения людей, помощи людям и всех пострадавшим, которые для беженцев, которые покинули дома. И сейчас Одесса открыла свои объятия для беженцев со всей территории Украины. Это Донбасс, это Мелитополь, это Харьков, очень много. Запорожье сейчас у нас в Одессе находится людей. И мы их принимаем и обеспечиваем той продукцией, которую мы изготавливаем. В вашей семье кто-то уехал за границу? Что с ними стало? Вы сами давали советы или наоборот отговаривали своих знакомых уехать из Украины? Каковы были ваши аргументы? Вы знаете, из моих близких мой родной сын в начале войны вынужден был выехать за границу, потому что мой внук очень был больной онкологией, и ему предстояла операция в городе Харькове в начале войны. И так как начались бомбежки, началась война, они уехали в Германию для того, чтобы сделать имплант сустава ребенку. Они это все сделали, и сейчас они в Украине развивают свой бизнес. Я никому не советовала уезжать из Украины, из Одессы. Вот я считала, что скоро все это закончится, и что мы должны помогать, наоборот, в Одессе всем, чем можно, и продолжать свою работу, и что мы должны быть патриотами. Но многие мои знакомые уехали, потому что боялись ракетных обстрелов. Вот, и уже к марту уже поняли, что все только начинается. Так как я очень сильно тревожилась о своей дочке, вот, и я за нее переживала очень. Когда Лаони нам предложила поехать в Эстонию, чтобы принять беженцев с Украины, вот я, конечно, согласилась. И моя дочка и племянница Наталья поехали в Эстонию. Вот Лаони с Мертом очень хорошо их приняли, поселили, за что я им очень благодарна. Все условия были, и Аленка нашла работу, и Наталья тоже пошла на курсы, оформила пособие по безработице. А вот Аленка устроилась в компанию айтишную, стала учить английский, эстонский, влилась в коллектив, в общем, адаптировалась. И когда я приехала в Тарту, вот я была приятно удивлена, что настолько все спокойно, цивилизованно. И вообще для меня был большой стресс, конечно, после этих взрывов, после тревог. И тишина, спокойствие, конечно, это большой контраст. Что еще? Конечно, ей было сложно. Она привыкла к теплому климату, в Эстонии немножко прохладнее. Сложно было в общении, потому что молодежь на эстонском говорит, и пока она изучала язык, конечно, сложно общаться было. Вот. Но большую поддержку она получила, там и гуманитарный фонд, и центры, и везде она была, в общем, и как бы влилась постепенно в общество, и сейчас продолжает работать в эстонской компании. Как сложилась жизнь ваших знакомых за пределами Украины? Как сложилась жизнь моих знакомых за пределах Украины? Очень многие, конечно, соответственно, нашли работу. Это самое главное. Низкий поклон вам, дорогие наши друзья, наши любимые братья, за то, что вы нас не бросили, за то, что вы нам даете такую помощь. И благодаря вам, благодаря всем остальным, мы имеем силу духу и веру в то, что мы победим. Какие еще трудности, знаете,
украинцев в адаптации? Это большие трудности, это в первую очередь это языковой барьер. Люди, которые уехали, многие, им очень тяжело, в особенности женщинам, которые уехали с детьми, а мужья остались в Украине. И им очень тяжело, потому что много семей наполовину разрознены. Понимаете, это ячейка, которая вот, это, как сказать, клеточка, разделенная пополам. И срастись сейчас очень много трагедий из-за этого получилось, потому что много семей распалось. Есть семьи, которые уехали, выехали, а мужья или братья стали на защиту Отечества, и, соответственно, много погибло наших ребят. И они имеют очень большую травму психологическую. Это не только потеря дома, это потеря близкого человека. И для таких людей нужна психологическая поддержка не только как бы для их, но и для их детей, для адаптации. И принять те же законы, те устои, ту же кухню, да, потому что это немаловажно, понимаете, человек привыкает. И для того, чтобы выйти на другой уровень, надо очень много времени адаптироваться к этому. Вот многие мои друзья уехали в разные страны. В Болгарии девочка уехала, устроилась на работу. В Польше знакомая уехала и через полгода вернулась. Ее дочка не захотела учиться в польской школе, поэтому маме пришлось вернуться в Одессу. В Эстонию девочка приехала, вышла замуж, она сейчас там проходит курсы тоже айтишников, хочет устроиться на работу, языковые курсы. Вот в Вене тоже знакомые изучают язык, вот надеются устроиться на работу. Вот многие, конечно, хотят вернуться, потому что все-таки Родина есть Родина. А молодежь, конечно, устраивается, у кого какие предпочтения. Что еще хотелось бы прокомментировать? Напоследок, что мне еще хотелось прокомментировать, спасибо Лаоне. Лаоне, очень вам огромнейшее спасибо за этот мост, за то, что я хочу поблагодарить еще Инне Ищук, потому что благодаря Инночке, это моя очень хорошая подруга, она мне как сестра, она моя любимая подруга. Это неординарная очень женщина, интеллектуальная. Она у нас в городе очень известна, не только в городе, она и за пределами известна. Благодаря Ине я познакомилась с вашей страной, познакомилась с Лаоне, с очень многими я познала этот мир. Для меня это было большое открытие вашего народа, ваших традиций также, вашей культуры, вашей веры. Пусть всегда на ваших храмах петушок всегда звенит, поет, и вольный ветер над вашей страной. Пусть ваши серые гуси летают на ваших красивых лугах. Процветайте. Ваше море и наше море, пусть оно перекликается, вот знаете, в мировом таком масштабе. Силы вам, добра, благополучия с нашей любимой Одессы, с нашей Украины. Низкий поклон. Ja nüüd ma paluksin siia Vladislav Nefedovi ja tõlkima Stanislav Nemeržitski, kes on ka teinud selle filmi tõlke väga professionaalselt, väga lühikese ajaga ja väga õnnestunult. Ja me anname teile mikrofonid ja 2 sõna siis ütlen ette, et Vladislav, keda me nagu hüüame oma pereringis Vladiks, tee kummardus, Vlad, õpib praegu Tartu Annelinna gümnaasiumis siis spetsiaalselt ukrainlaste jaoks avatud klassis, kus küll õppetöö on venekeelne, sest teisiti nagu ei saaks hästi õppekavaga hakkama, aga kõik õpilased on ukrainlased ja loodab siis lõpetada oma haridustee ja kindlasti edasi minna ülikooli. Aga tegelikult me tutvusime temaga 5. märtsil 2022, kui ma tutvusin nii tema kui tema ema ja tema õega. Ma tahaksin nüüd natukene paar küsimust küsida. Может быть, присядемся, võib-olla me istume korraks ja katsume siis nii, et ma olen siin ja näiteks, et siis Stanislav saab tõlkida. Ja ma küsin mõned küsimused
neskолько vопросов задаю. Ja küsin võib-olla esimeseks just seda, et kui sõda algas, milline oli sinu ema reaktsioon? Первый вопрос будет, когда началась война, какая была реакция твоей мамы? Реакция моей мамы была очень неординарна. Она проснулась очень рано утром. И первое, она вышла на улицу и услышала взрывы, но не придала этому значению, потому что думала, что ничего страшного нету. И пошла на кухню готовить еду нам на утро, потому что с утра надо было идти в школу. Но потом, когда появилась вся информация о том, что началась война, она очень сильно начала переживать. Siis esimene hommik, kui pommitamine algas, siis ema ärkas hommikul üles ja olles kuulnud pommi plahvatusi, läks õue, aga ta ei pööranud selle tähelepanu, sest et mõtles, et ju siis midagi sellist, ei ole midagi ebatavalist. Aga siis, kui see jätkus, siis õigemini läks tagasi tuppa hommikusööki tegema lastele, kes pidid kooli minema. Aga kui ta sai aru, et see tegemist ei ole mingisuguse eksituse või ühekordse asjaga, et siis ta loomulikult oli väga mures. Ja kas, kui teil tuli nagu see otsus kodust ära minna, kas selle otsuse, kes oli initsiaator, kas ema tahtis põgeneda või oli kuidagi see asi teistmoodi? Когда вам пришлось покинуть Украину, кто принял это решение? Мама или вы, или кто-то другой? Когда уже все узнали о том, что идет война, мама и моя сестра, младшая, они очень были в стрессе из-за происходящего. И мне с папой нужно было показывать мужественность и быть спокойным постоянно. И с временем мы с папой нашли решение того, что нам лучше уехать. Loomulikult, kui sõda algas, siis ema ja noore mõde olid äärmiselt mures ja siis meespool siis laadjata isa ise tundsid, et nemad peavad näitama mehelikkust ehk siis sellist jõudu ja julgust. Aga ajapikku, kui sõjasündmused arenesid edasi, siis otsustasid, et ikkagi nemad peavad põgenema. Kas oli ka mingeid põhjusi näiteks ema tervisega, et miks nagu ühest küljest oli mõistlikum põgeneda ja teisest küljest oli raskem põgeneda? Kas oli midagi ebatavalist? Было ли что-то неординарное, связанное со здоровьем, может быть, мамы или кого-то, что с одной стороны вам нужно было покинуть Украину, а с другой стороны вроде как нужно было оставаться? Да, на момент начала войны моя мама находилась, она была инвалидом. У нее было на тот момент уже 4 операции на ногах, и она не могла нормально ходить, она ходила на костылях. И это мешало нам уехать было, потому что очень сложно. Sõja alguseks oli ema invaliid sisuliselt, et on üle elanud päris mitmeid operatsiooni jalgadel ja sisuliselt ei saanud kõndida, mis tegi selle põgenemise oluliselt keeruliseks. Ja kuidas reageeris sinu õde, kui vana ta oli ja mis oli tema reaktsioon teatele, et teie lähete ära kodumaalt? Как отреагировала твоя сестра? Сколько ей было лет? Как она отреагировала на то, что вам вот теперь нужно покинуть свою родину? Так как она была маленькая и была на тот момент 7 лет, она полностью все не понимала. Одно, из-за чего мы очень переживали, из-за того, что мы уезжаем без папы, и она будет все время... мы не знали, сколько мы уезжаем и сколько она будет без папы и всего. И из-за этого она переживала. Lahkumise ajaks oli siis õde 7-aastane, nii et suure tõenäosusega ta päris kõike ei adunud. Küll aga üks oluline aspekt oli see, et kuna isa pidi jääma sinna, siis see oli ka nagu murekoht, et mitte terve pere ei ole sunnitud põgenema, vaid sisuliselt pere on nagu pooleks kistud.
täna oli tegelikult nii, et ma palusin mitmeid oma Ukrainast pagenud tuttavaid, et nad räägiksid oma lugu ja nad ütlesid, et nad ei suuda, sest see õudus on nii suur. Nad lihtsalt ütlesid, et nad ei soovi seda uuesti meenutada. Keelasid nagu need mälestused ära, nagu ütleb Impi Paju. Ja siis Vladi käest ma lihtsalt küsin, et Vlad on mees ja jaksab öelda, et kuidas kulges teie teekond, et milline oli siis see teekond ema 2 karguga, Vlad suure kotiga ja Vika veel väike käe otsas, kuidas see siis kulges? Перед началом сегодняшнего мероприятия спросили у многих украинских беженцев, чтобы они поделились своим опытом, но многие отказались. И поэтому вопрос к тебе такой, вот ты как мужчина, ты как защитник, каково было тебе вместе с мамой, которой фактически на костылях, с младшей сестрой, каковы были твои переживания, какой был твой опыт? И, да, есть чемодан. Ну, я считал, что я должен быть спокойным. Я всегда был спокойным, всегда успокаивал семью свою, сестру и маму, помогал, им все. Я все время старался, чтобы им не было сложно, и в любой сложной ситуации я поддерживал спокойствие и старался, чтобы моя семья не переживала. Igas olukorras on Vlad püüdnud jääda rahulikuks, ta on terve elu olnud rahulik, et nüüd siis seda tuli rohkem teha, et nii ema kui ka noore mõde ei tunneks liigset muretsemist ja kui vähegi on mingisugused rasked olukorrad, siis võtnud seda enda kanda. Kui pikk oli teie teekond kodust, kuni jõudsite siis Tartusse? Kui pikk oli see tee ja mis liiklusvahenditega te seal sõitsite? Как долго вы ехали из Украины до Тарту? Каким образом вы сюда добирались? Изначально мы не знали, куда мы поедем. Мы поехали в Польшу. И в Польше уже на разделении, кто куда будет поехать, нас встретила Лона и Мерт. И моя мама тогда приняла решение того, что мы поедем с ними в Эстонию. И в тот день Лона и Мерт нас забрали, и мы ехали в Эстонию 2 дня. Et siis esialgu ei olnud teada, kuhu nad saavad põgeneda Ukrainast. Ja siis esialgu mindi Poola, kus siis Loone ja Märt võtsid, või nad said kokku või puutusid kokku. Ja sealt siis otsustas ema või perekond otsustas, et minnakse Eestisse koos nendega. Ja sealt nad tulid 2 päeva jooksul, siis jõudsid siia. Mis sai siin Eestis teist 3, et kuidas iga üks reageeris, et kuidas läks emal, kuidas läks Vikal, kuidas sinul paari sõnaga? Что с вами стало здесь? Как вы здесь живете? Что с мамой, что с сестрой, что с тобой? В Эстонии, когда мы приехали в Эстонию, нас заселили в отель, и там мы познакомились с многими украинцами. И после этого нужно было помочь моей маме, поэтому мы нашли здесь медиков, которые смогли вылечить мою маму. Eestisse jõudes siis kõigepealt majutati, nii nagu siis ilmselt enamik siis Ukrainast tulnud inimesi hotelli, kus nad said tuttavaks siis teiste ukrainlastega. Ja siin õnnestus leida ka arst Vladi ema jaoks, kes siis aitasid teda. После того, как вылечили мою маму, в принципе, все уже наладилось. Мы нашли квартиру, мама моя нашла работу. Еще смог приехать сюда папа. И после этого, все было хорошо. У меня сестра занимается танцами, я на тот момент еще занимался футболом. И поэтому, все очень хорошо. Ja peale selle, kui ema siis tervis paranes või õigemini ta sai arsti abi, siis sisuliselt on nende 3 elu oluliselt paranenud. Nad on leidnud korteri. Praegu ema käib tööl. Õde on tegelenud tantsimisega, siis sellega ta jätkab. Tol hetkel Vlad ise tegeles jalgpalliga ja mis on väga oluline, et nende isa sai tulla neile külla.
Vlad, ütle palun, kas kõik su sõbrad jäid maha? Kas sul oli mõni sõber, kes tuli ka Eestisse, poiss või tüdruk, et kuidas nende sõpradega, sõprussuhetega jäi? Скажи, пожалуйста, что стало с твоими друзьями? Кто-то из твоих друзей смог сюда приехать или все остались там? Когда я еще выезжал в первый день, я максимально пытался всех, кто был, с кем я общался, что уговаривал их, чтобы они выехали тоже. Так как мой город находится в приграничной зоне, в приграничной военной зоне. Sõja esimesel päeval, siis kui Vladi perekond lahkus, ta üritas maksimaalselt oma sõpru, oma eakaaslasi, siis need, kellega ta on suhelnud, ärgitada kaasa tulema. Sellepärast, et nende linn, see, kus nad elasid enne sõda, on siis sõja seal selle piiritsoonis, mida siis pommitati kõige enam. Но выехали только мои родственники, знакомые семьи. Мы им помогли выехать и еще смогли забрать бабушку и тетю. Kuid kahjuks lahkusid see ainult nende pere tuttavad, vanaema, vanaisa ja mõned siis sugulased, et ehk siis kaugeltki mitte kõik. Ja ma küsin, Vlad, võib-olla lõpetuseks, et mis on aidanud teil püsti püsida, mis on nagu aidanud teil hakkama saada, mida sa ise peaksid, ütleme, kõige tähtsamateks momentideks? И последний вопрос может быть такой, что помогло вам выжить, выдержать и продолжать жить и дальше? Отчасти, наверное, помощь, ту, которую мы получили от всех эстонцев, моральную, физическую отчасти. Все нас поддерживали, и это помогло нам просто почувствовать себя здесь, хоть на минутку, но как дома. See on abi, see on nii vaimne kui ka materiaalne abi, kõik see, mida eestlased on pakkunud tema perele. Et see on aidanud neil kas või natukeseks, aga tunde ennast nagu kodus. Ja nagu ma aru saan, teil on väga ühtehoidev perekond, et nii palju kui mina olen näinud, et kõik nagu ideaalperekond, nii palju kui ma olen seal kodus viibinud, et kõik nagu hoiavad üksteist kõige nagu ilusamas mõttes ja kuidagi väga, väga südamlik üksteist hoide pere. Kas see vist ka on aidanud? Он отмечает, что насколько ей кажется, у вас очень сплоченная семья. Что каждый раз, когда она бывает в гостях, такое чувство, что идеальная семья. Наверное, это тоже помогло. Ja koolikaaslased praegu, sul on nagu siiski oma eakaaslastest sõpru-tuttavaid olemas ja nagu sa ei tunne ennast päris üksi siin kandis. И в школе у тебя есть друзья среди своих сверстников, одноклассников? Что чувствуешь ли ты себя одиноким или нет? Я на самом деле очень общительный человек, поэтому у меня очень много друзей. Эстонцы есть очень много, которые мне помогали. И есть и очень много украинцев. У меня в Эстонии в Tartu Annelini гимназиум класс украинский, поэтому у меня много друзей очень. Olles ise väga suhtlusaldis ja selline sõbralik inimene, siis Vlad ütleb, et tal on juba praeguseks väga palju sõpru klassi kaaslaste käes Tartu Annelini gümnaasiumis siis Ukraina õpilaste klass. Nii et nii eesti keelt emakeelne kõnelevate õpilaste seas kui ka ukrainlaste seas, nii et üksinda ta ennast ei tunne. Vlad, me väga täname sind, et sa tulid siia ja ma väga usun ja loodan, et nii palju, ma soovin, et nii palju kui võimalik teie peres ja teie elus oleks rõõmu ja muidugi, et sõda lõppeks ruttu ja Ukrainale parimal viisil. Спасибо тебе большое, Влад, что ты к нам сюда пришел, и мы желаем тебе от всего сердца, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы здесь чувствовали себя как дома, и, естественно, скорейшего окончания войны и победы в Украине. Aitäh, Vlad! Ja nüüd me oleme näinud kolme sellist võimalikku
juhtumit, 2 sealtpoolt ja 1 siitpoolt. Ja ütlen ausalt, et Vlad oli tagasihoidlik rääkides kõigest, et tegelikult tema panus selle pere ainsa mehena, siis ta oli ikkagi ka mõni aasta noorem, et oli hindamatu. Nüüd aga ma paluksin meile ette proua Inna Narro Taimsaare, kes on psühholoog ja kes siis kommenteeriks nii julma ja samas nii vajalikku teemat nagu naised ja vaimsed traumad siis oma eksperdi näitel. Loodan, et siis see kuidagi haakub ka eelmiste kõnelustega. Palun, Inna, aitäh. Siit nendega nooltega siit. Paneksin selle kõrgemaks ka. Vlad, spasiba k тебе. Iivi Loone, aitäh teile. Väga südamlik. Ja ma olen nii tänulik ja nii õnnelik, et mul oli au täna siin tulla teie ette kliinilise psühholoogina kommenteerima sõnas ja pildis ja mõttes naiste vaimseid traumasid. Kui ma seda ettekannet tegin, siis elustusid minus kõik ajalooõppetunnid, minu vanaema ja vanatädi mälestused. Nende vanade inimeste lood, kes on olnud minu patsientideks haiglas ja kellele tänane ilm ja olukord läheb vägagi korda. Ja siin selle lühikese aja jooksul ma püüan rääkida vähe ja öelda palju. Kliinilise pildina mõtestada lahti traumat, tuua välja selle, kuidas moodi naised annavad edasi oma hirmu, oma armastuse järgnevatele põlvkondadele. Kui palju või kas üldse on olemas geneetilist mälu? Mis on posttraumaatiline stressihäire ja siis kui aega jääb, siis jagan ka isiklikku kogemust, mis on mul olnud ukrainlastega töötades. Eelmise kohtumise lõpetuseks, mis oli siis eelmisel nädalal, räägiti ka kollektiivsest traumast. Ja tegelikult, mis see kollektiivne trauma ongi, nagu sõna ise ütleb, et see on siis psühholoogiline valu, mida on siis kogenud terved põlvkonnad, identiteedirühmad, mida kantakse edasi, kas siis teatud mõttes põlvkonniti läbi mälestuste, tunnete, emotsioonide, armastuse ja mõnikord ka viha. Psühholoogina saan kohe nii-öelda siis tuua välja selle trauma kliinilise termini, et need on siis traumaatilised kogemused või tunded, mis jäävad meelde või kehasse kinni. Me tuleme oma minevikust, me tuleme oma esiemade minevikust. Me läheme edasi homsesse, kas iseenda või kellegi teise kaudu. Ja see kõik, mis on meie esivanematega toimunud, ikkagi teatud määral kajastub edasi ka meis ja meie lastes ja meie lastelastes. Emotsioon on see, mis jääb kehasse kinni. Kõik need hirmud, kartused, kohanemised, valud ja vaevad ja Ameerika päritolu psühholoog ja arst Debjek on siis töötanud holokausti üle elanud inimestega ja toonud välja siis tõenduspõhise uuringuna, et need mälestused, mis olid holokausti üle elanud inimestel, need mälestused kajasid läbi nende järglaste unenägude. Nii et need kujutluspildid läbi unede ilmesid järeltulevatel põlvkondadel ilma, et neil oleks olnud seda isiklikku subjektiivset kogemust. Ema hirmud kanduvad lastele üle. Ja kui ma seda ettekannet tegin ja lugasin neid lugusid ja vaatasin pilte, kus sülelapsed olid põgenevate emade rinnal, siis tegelikult lapsed tajuvad ema emotsioone, lõhna ja ärevust. Ja ka teile nüüd teadmiseks, siin keegi on kindlasti ka tulevased emad, et proovige oma hirmule anda tõenduspõhine tõlgendus, siis on teie beebid tervemad. Aga kahjuks ei saanud seda anda edasi naised, imetavad emad oma väikelastele, kuna nad olid ise selles kriisi ja traumakeerises. Kuidas moodi sa siis kannavad? Et nüüd neuroloogiline pilt, nagu teadmiseks selleks, kuidas moodi ärevus ja hirmud üle kanduvad. Et ema ja lapse vahel on sümbioos, seda ei lõhu mitte keegi. Ja kuna me kõik elame läbi aju, siis ema hakkab ärritunud ärevusest ja ise hirmu tundes levitama teatud feromooni, mida tunnevad ainult lapsed. Ja kuna siis haistmissibul on meil seotud limbile süsteemiga ja siis emotsionaalse aju ehk amüktalaga, siis imikud tunnevad selle lõhna ära ja muutuvad ärevaks. Et kui ma seda loengut tegin ja ma mõtlesin kõikidele nendele väikelastele, nendele imikutele, ja kogu see põlvkond, mis siis kasvas peale selles suures ängis ja hirmus, mille pärast suurematel oli võib-olla isegi lihtsam.
sa nutad, sa räägid, sa tunned, aga see väikene imik seal ema rinna otsas, tema ei oska ju kuidagimoodi ennast väljendada ja ema hirm on tegelikult kõige suurem hirm, mida see üks laps võib siis endasse üle kandudes tunda. Tegin ka eeltööd ja vaatasin, lugesin, tutvusin ja naised, kes elasid selle kriisi, selle situatsiooni, selle trauma ajastu üle. Mul tõesti, et lugupidamise märgiks, ma püstitaksin teile veel mitu ausammast, sest trauma tegelikult ei olnud mitte ainult selle põgenemisjärgsega, vaid see hakkas juba tegelikult okupatsiooni all kogetud ajal, kus siis oli veel põgenemine ja siis tundmatu tulevik kuskil võõras riigis. Nii et need naised pidid olema äärmiselt paindlikud. Ma ei ütleks sõna tugev, sest ka teile, hea kuulaja, tuletan meelde, et rauda saab murda, kummi mitte. Et olles paindliku nende kultuuriruumidega, keelega, inimestega, võib-olla olla paindlik oma viha suhtes, mida sa ei saa välja näidata, vaid lihtsalt allutad ennast emotsioonile. Et seda ma tegelikult nimetan nagu tõeliseks paindlikuks tugevuseks. Meil oli ju Nõukogude okupatsiooniaegne terror. Oli oht sattuda küüditamise alla, juba see eelteadmine, et sinuga võib midagi juhtuda. Juba see tegelikult tekitab ärevust, stressi, teadmatust, valu ja viha. Füüsiline ja vaimne vägivald. Ma kunagi jagasin ühe vana prouaga emotsioone, kui ta rääkis mulle, et kui oli see karmid ajad, ta nägi, kuidas tema õde vägistati ja tapeti. Mul tulid kõik need emotsioonid uuesti sellega esile. Lahkumine kodumaalt ja lähedase kaotamine. Absoluutselt nendest hirmudest ei saa vaadata üle ega ümber. Pered läksid sageli lahku, lapsed võeti emadelt ära, mehed läksid rindele või jäid teadmata kadunuks. Põgenemise teekonna ohtlikkus. Me ei tea kunagi, mis võib juhtuda teekonnal. Näiteks kui olid paadipõgenikud, et kunagi ei tea, kas see paat jõuab turvaliselt sadamasse või nõuab ta tee peal elusid meremärga hauda. Pikkaline teadmatus, kui nii võtta, siis tegelikult need Ukraina naised ja mehed ja lapsed on elanud neid kõiki probleeme, valusid ju tegelikult üle nii nagu meie kunagi omal ajal 1944. Kõige keerulisem on kohanemine, kultuurishokk. Sul on vaja nii-öelda vastata siis selle kogukonna või ühiskonna nõudmistele, kuhu sa oled elukeeristes sattunud. Rollid peres ja ühiskonnas määrati täiesti ringi, sest need emad, kes olid perenaised, peretütred, nad olid koolitatud, harjunud olema pereemad, kodude hoidjad. Nüüd ilma abikaasadeta, võib-olla ka ilma vendadeta ja poegadeta pidi nad võtma üle selle uue rolli, olema nii ema kui isa, mees ja naine, võib-olla mõnele õe ja venna eest. Ja kõik nüüd need kokkuvõttes võivad siis moodustada sellise posttraumaatilise stressihäire nagu tagantjärgi. Eriti keeruline oli vaikimine. Ja kui ma olen vahest rääkinud nüüd mõnede vanade eakate patsientidega, kes mäletavad veel neid lugusid, siis tulevad need tunded kõik esile. Ja siit tegelikult võibki öelda see kogemuse põlvkonna ülene ülekanne, et see on tegelikult olulisem meile noortele, kui arvame. Ja ma kohe ütlen Annele raustuseks, et mina ise olen ka endine õpetaja. Ja kui olid need tähtpäevad, siin need märtsikuu pommitamised ja siis, kui minu tund sattus sellele ajale, siis ma alati oma psühholoogia tunnis rääkisin sellest. Ma võtsin pool osa tunnist, et jagada edasi seda mälestust. Ja ma loodan, et seda teevad ka minu kolleegidest ajalooõpetajad nüüd edasi. Nii et esivanemalt vanemale ja sealt edasi lastele, see on siis põlvkonnaülene trauma. Kas on olemas geneetiline mälu? Mina arvan ka, et on, aga teadlased on, osad on selle poolt, osad on selle vastu, aga üldiselt ikkagi on valdav enamik teadlasi selle poolt, et see mälestus jääb sinna genoomi ja antakse edasi põlvest põlve. Ehk siis võime sellest rääkida kui geneetilisest mälust. Posttraumaatiline stressihäire, kliiniline diagnoos. See on siis hilinenud reaktsioon, mis tekib pärast traumeerivat sündmust ja siin ei ole vahet, kui vana on inimene või elukogenud ta on. Kui hirm on oma elu ja oma lähedaste pärast, siis see aju töötab täpselt täiskiirustel nii, et me ei saa seda kahjuks kontrollida. Võib tekkida
kujutluspildid, unenäod, võivad tekkida käitumisisiksuuse häired pika posttraumaatilise stressi vältel. Ja kusjuures kõik need tegevused ja meenutused tulid ju meelde ka nendele Ukraina inimestele, keda täna paluti rääkima. Ja on ka nii mõnigi minu ukrainlannast patsient või ukrainlasest meespatsient on öelnud, et ta ei taha sellest rääkida. Kui ei taha rääkida, ei ole vaja. Igal asjal on oma koht ja aeg. Traumast ühel päeval saab haav armistub, aga ta jääb alati meenutama seda kõike, mis on juhtunud. Kõige valusam hetk võib-olla minu praktikas, nii koolipsühholoogi praktikas, oli hetk, kui minu kabinetti sattus üks Ukraina poisikene. Tal oli muidugi natukene raskusi keelebarjääris, aga me saime hakkama, sest õnneks vene keelt ma oskan. Ja siis ta jagas minuga oma valusat lugu. Mul oli väga keeruline, raske ennast emotsionaalselt kontrolli all hoida. Kui ta rääkis mulle loo sellest, kuidas pommerünnaku ajal ta nägi, kuidas tema lemmikloom kisti põhimõtteliselt lõhki, kuidas nad pidid jooksma varjendisse, et tema vend praegu võitleb vapralt oma kodumaa eest. Ema on pidevalt mures, perekond on tegelikult stressis. Ja siis ma olen alati püüdnud psühholoogina olla sellistel juhtudele inimestele toeks, peegeldada emotsiooni. Ja kui te praegu minu käest küsite, et mis ma saaksin teha nende inimeste suhtes, kes tulevad võib-olla teile rääkima oma lugu, võib-olla ka küsima mingil määral sõnatult ja varjatult seda emotsionaalset tuge, siis soovitan teil julgustage, tunnustage, et nad on olnud nii vaprad ja on julgenud minna vastu oma vaenlasele. Nad on julgenud võtta ette ja teekonna tundmatusse, teadmata, kas nad jõuavad pärale sinna ja kas neid üldse keegi kuskil ootab. Ja lõpetuseks ma tahaksin öelda kõikide meie esivanemate, esiisade nimel, kõikide emade, tütarde, isade ja poegade nimel, et mäletagem ja mälestagem neid, kes on sündinud, elanud ja surnud selle nimel, et meie saaksime elada turvaliselt tänases päevas, kartmata ees ootavaid homseid. Ja ma soovin seda ka ukrainlastele. Aitäh teile! Tuhat tänu Innale ja Evelin, see väike roos ka. Et äkki. Ja me väga, tähendab, ma kuulsin seda kõike kardina tagant, nii-öelda raadioettekandena. Ja pean ütlema, et see oli nii huvitav, ma tahaksin veel väga palju sellest rohkem teada ja tahaksin rohkem ka rääkida siis Innaga, kes tõesti teemat valdab ja on südamega inimene. Ja nüüd me teeksime sellise väikese hetke, et me kutsuksime siia palun Riina, Anne, palume ja leidke endale siin palun tool. Ja paluksime ka Inna tagasi. Ja teeksime sellise väikese paneeli. Tähendab, mind huvitaks just see, et rahvas ise, see tähendab siis teie, armsad sõbrad, küsiksite võib-olla midagi meie ja nende käest. Meil on siin mikrofonid ja üks mikrofon hakkab käima mööda saali jooksuga ringi. Teise ma saan siit ja lülitame siis selle sisse saali jaoks, aga selle inimeste jaoks ja mina võib-olla paneeli inimeste jaoks. Ja ma võib-olla alustaksin sellise küsimusega, et nüüd Riina ettekandega põkkudes, tähendab Inna ettekandega põkkudes Riina äkki ütleks meile mingisuguse oma arvamuse siis niisuguse traumaatilise kogemuse ületamise kohta, et kuna sinu perekond on seda kogenud ja on ületanud, et mis need abivahendid või abinõud siis nagu oleks inimesel, kes ei tea, kes ei ole nagu Inna loenguid kuulanud? Ma mäletan ema ja tema õdede ja nende saatusest seda, et sulandudes Eesti ühiskonda, kaotades siis kogu oma vara, maise vara, jättes maha kodu, pereliikmed, osad pillutatud üle maailma laiali, osad surnud, nad olid natuke lükata tõmmata.
ja seda ma täna kohtan tegelikult ka Ukraina sõjapõgenike hulgas, et kuigi me oleme nad avasüli vastu võtnud, siis ma tajun, kuidas need inimesed on ikkagi lükata ja tõmmata. Et neil ei ole enam sellist kindlat seljatagust ja nad justkui sõltuvad sellest, kui head on need vastuvõtjad. Ja kui satuvad olema head inimesed, neid on alati eluteel, aga alati on ka igasuguseid inimesi. Et mina mäletan väga hästi seda näiteks ka oma perekonnast, et me olime väiksed lapsed, jäime haigeks ja Tallinnas oli üks tädi meil, kes siis alati kontrollis, kas ikka meie ema oskab meid ravida. Tema oli nagu arst ja meie olime ju täiesti kindlad, et meie ema on maailma parim, targem, aga võt näed, tema nagu leidis, et tema on kuidagi targem ja parem ja meie sugulane ja pidi kontrollima. Et sellised mälestused. Ja kui ma olen näinud ka siin, mul on Riigikogus käinud sõjapõgenikud külas ja kuidas siis nad proovivad, nendel on luuletused ja nad toovad alati saia, nad näitavad, me oleme nii tänulikud, mul on lihtsalt pisarateni kahju, et kuidas nad peavad kummardama ja tänama ja pead langetama, et mul on nagu lausa häbi. Et see on ju elementaarne, mida me teha saame. Et minu jaoks on see ema trauma. Ma vaatan täna neid inimesi, et see on nagu samasugune, et kui me saame teha neile head, siis teeme ja võtame neid vastu ja kuidagi tõstame nad sellest kummardajate ja tänajate staatusest välja, et mul on seda nagu valus vaadata. On ilus tegelikult mõelda, et tänulikud peame olema meie, sest meil on võimalus aidata, et meil on see võimalus nagu tulnud. Võib-olla ongi natuke meie ühiskonna probleem, et meie ühiskonnas tarkus nagu järjest suureneb, tarku inimesi, diplomeeritud inimesi, kraadidega inimesi on järjest rohkem. Aitäh, et me oleme nii haritud. Aga kas meie hulgas järjest rohkem on ka häid ja väga häid inimesi, neid inimesi, kes teisest hoolivad, teist märkavad. Me kuidagi nagu õpetame seda ja nagu promome seda, et me peaks seda tegema. Ja siis tekib mul alati küsimus, et huvitavad, aga kas ei ole siis elementaarne meie jaoks, et me seda veel eraldi meenutame ja õpetame, mida teie Anna arvate? Mina sooviksin rääkida ühte lugu. Kui 14. juunil isa perekond Pärnust viidi rongiga minema Siberi teele, siis Aruküla rong koos minu vanaema Linda, minu ema Mai Linda ja vagunisse potsatanud mitte nimekirjas oleva kehakultuuri ja idla esitantsija Virvega, siis esimene peatus oli Tabasalus. 2 peretütart sõitsid tänu tuttavale, kellel oli auto, sinna rongi juurde ja nad said läbi trellitatud akna hüüdes nimesid veel oma ema Lindaga paar sõna vahetada. Ja ema ütles, katsuge kokku hoida, sest tal ei olnud mitte midagi muud öelda ja ärge meie pärast nutke, küll me tuleme varsti tagasi. Aga ees ootas väga pikk sõit, ees ootasid sitsiundrukutes ja paljajalgsed vene noorikud, kes karjusid, et fašiste viiakse. Vett sai võtta ainult öösiti, sest päeval ei lubatud üldse vagunitest välja minna ja Kiirovis suurel platsil oli nädal aega orjaturg ja kolhoosi ja sovhooside esimehed valisid, vaatasid, kui palju hambaid on suus ja kui tugevad on käed ja ühed paremale, teised vasakule. Ja nüüd need 2 õekest jäid ju üksinda. Teadmata, me räägime hingelisest valust. Nad ei teadnud midagi oma isast, mis Kaarel Eenpaluga juhtus, see viidi juba Lauristini korralduse alusel 40. aastal talust minema surma. Kui perekonnad kistakse puruks, siis naise hinges on nii kohutav mure ja trauma, et seda on võimatu kirjeldada. Ja samal ajal need õekesed ei teadnud, mida teha ja 44. aastal Ameerika tänav, te teate, väike ja suur Ameerika sai täistabamuse. Ja siis tühjade kätega
tänu Saksa ohvitseridele siit sadamast pääsesid nad laevale. Aga teel Orsel läks ju põhja ja veel ujusid lainte sees laibad, kohvrid, Moira, jah. Nii et need on unustamatud ja need antakse edasi, need hirmsad mured. Ja Saksamaal pidid olema sina ju samuti tööinimene, ükskõik kui vana sa olid, ühest külast teise teenima, kummardama ja olema tänulik, et sa said tüki süüa, et sa said ulualuse. Ja 48. aastal oli võimalik paljudel meie rahvuskaaslastel, kui anti luba, edasi sõita teistesse riikidesse. Hiljem ma kuulsin, et õekesed olid palunud ehk saaks Austraaliasse, aga nad said Kanadasse. Ja ma tahan teile öelda, et ma ei unusta kunagi, kui Siberisse pärast Stalini surma, mina sündisin pärast Stalini surma Andreevka külas, Küüdi külas, kust ei olnud võimalik ju põgeneda, sest polnud mingisuguseid dokumente keset taigat, kuhu sa jooksed. Ja saadeti rosinaid, enne kuulmatu Siberis, rosinaid. Ema peitis nad kasti voodi alla ja ma käisin neid sealt siis nuusutamas ja võib-olla anti nädalas paar tükki. Ja siis saadeti, kust need tulid, ma ei tea, mingisuguse abipakiga, roosad siidist talus püksid Siberisse väikesele lapsele. Karvased sead olid Siberi küla tänavatel. Kõik, kes vastu tulid, ma olin 3,5-aastane. Tõstsin ema õmmeldud undruku üles ja ütlesin, Rootsi püksid. Seda meenutatakse siiamaani. Ja ei ole suuremat õnne, kui tagasi tulles pärast 18 aastat orjatööd. Ei ole sul elukohta, ei ole sul tööd. Aga sa oled oma maal. Seda sama, mida ukrainlased räägivad. Igatsus jääb ju alati. Ja kui ma ükskord 90ndate keskpaigas käisin Kanadas kõnelemas Eesti kogukonnale, siis seal lennujaamas ma ei ole uhkemat rahvast näinud kui Ukraina perekonnad, kellel olid lapsed kaasas oma sugulasi saatmas, kes said ka Nõukogude riigist kusagile vaatama sugulasi, kui ilusasti nad olid riides. Kuidas need lapsukesed olid kõik šleifidega ja lakkingakestes. See on uhke rahvas ja mind viidi näitama nende põllumajandust, millised farmid. Ukrainlane on väga uhke rahvas. Ja me soovime kogu südamest, et neil läheks hästi. Ja proua Zajedova, mina palun teid, et te ütlete edasi kõik need, kes said ükskõik millisesse riiki, ütlevad kogu südamest suur tänu, et neile anti ulualune, et nad said oma kooliteed jätkata, et nad said perekonnad luua ja paljud on tulnud Eestisse tagasi. Ärge unustage seda ütlemast. Tänu meeles meie peame mõtlema sellele. Paljud ju ütlevad, põgenesid siit. Hea, et meie alles jäime. Muidu oleks Eesti tühjaks jäänud. Aga põgenema läksid ju need, kes teadsid, neid ootab Siberi tee või maalaskmine või mine tea, millised vangistused. See ei olnud naljaasi. Ma tänan sind, Loone Kallis, selle suure töö eest ja kohtumiseni jälle. Aitäh, aga me veel ei lõpeta. Minul hakkas praegu intrigeerima just see küsimus, mida ma tahaksin Innale praegu esitada. Et kui me nüüd elasime oma traumadega okupeeritud Eestis
või siis elasid inimesed kusagil mujal. Ma tean, et Eestis oli ju nii, et ükskõik ka siis, kui su isa oli rahvavaenlasena maha lastud, sa ikkagi õppisid, kui sind veel ei olnud Siberisse viidud, sa ju õppisid koolis ja Siberis samamoodi õppekava oli, et sa õppisid ju kõike seda suure õnnistusena. Mida ja, et koolis sa pidid kordama üles õppetükke, muidu sa oleksid ju 2 või 1 saanud ja ütlema, et Stalin on meie armas juht ja Lenini õpetus elab meis igavesti ja laulma laule, kuidas suur Lenin ta oli üllas. Meiegi laulsime neid veel 70-ndatel, muidugi. Ja kuidas veel? Ja ma mäletan Selmet ja Aabitsat aastast 1949 anti Eestis välja nagu selline Aabits, siis esimene nõukogudeaegne, ennem olid veel vanad trükid ja seal Aabitsas oli eraldi nagu lugu, siis juba kui laps natuke rohkem tähti oskas, et siis ühel pool Lenini profiil, teisel pool Stalini profiil ja siis oligi loo pealkiri Lenin ja Stalin ja mind ajas ausalt öeldes judisema, kui ma nagu täiskasvanud teadlasena seda uurisin, neid vanu abitsaid, siis kõige jubedam oligi see, et seal oli kirjas ka see, et tänu Stalinile on meil olemas mängumurud ja lastekodud. Ja siis ma mõtlesin, kui õudne ja äraspidine see on, aga tegelikult läksin ma natuke pikale, et Inna käest ma tahtsin küsida, et kuidas võis laste hingedele mõjuda niisugune kaheli olek, et nad teadsid, et nad koolis peavad reprodutseerima hõisates ühte narratiivi, aga kodus nad ju teadsid, et narratiiv on teine. Kuidas see võis veel mõjuda traumaatiliselt? Aitäh! See on nii-öelda ellujäämisoskus. Et mina kandsin pioneerigalaretti ja olin komsomol ja oktoobrilaps, nagu tollal olid. Aga enne veel, kui ma läksin kooli, siis ma juba teadsin, et on olemas esimene Eesti Vabariik ja mina teadsin, et on olemas selline mees nagu Päts ja minu vanema oli pätsuaegne naine. Et meil peeti jõule, nii et kardinad pandi aknat, et ei paistanud välja midagi. Siis vanema oli väga-väga eestimene, ta unistas sellest taas Eesti iseseisvumisest, no ta kahjuks ei näinud seda. Aga ja minul olid veel mõned sõbrad, et siis me joonistasime salaja sinimustvalgeid lippusid näiteks omakeskis. Peitsime neid puukoorte vahel, ehk kunagi keegi leiab. Et meie mängudes oli ikkagi seda Eestit ikkagi väga tugevalt, siis seda päris Eestit. Ja minu arust see selline suur patriotism oli varjatud nende punalippude ja Lenini laulude alla, mida mul kõik olid peas, nii eesti kui vene keeles, sest me lausime lastekooris. Aga kusagil all oli ikkagi see päris Eesti ihalus, see päris Eesti teadmine. See hoidis elus. Väga hea, aga samas on olnud ka nii, et mina enda nagu tutvusringist olen pannud tähele, et näiteks meie kodus mulle räägiti hästi avameelselt, kui ma juba väike laps olin, räägiti venelastest 40. aastast, juhuslikult mu ema nägi riigipööret pealt, olles 9-aastane tüdruk istus Kadrioru lossi värava selle posti otsas, ma olen sellest ühe luuletusega kunagi kirjutanud ja juhuslikult lihtsalt, aga nagu huvitav on see, et minu teised tuttavad, kellel küüditati inimesi, ära pandi inimesi vangi ja nii edasi, nemad oma lastele rääkisid märgatavalt vähem. Kõige taganähtavasti oli taas hirm, et igal juhul see võis olla põhjus. Nii et Riina tahab öelda midagi? Ma tahtsin seda rääkida, et mina ju oma ingeri soomlaste kaudu sain oma lähisugulastega tuttavaks aasta tagasi, millal meil olid need Riigikogu valimised. Linda Vainika, rootslane, tegelikult on ta mul siis vanaisa, õe järeltulija. Me ei teadnud ja meie vanemad ei rääkinud mitte kunagi, et vanaisal oli õde, kes elab Rootsis ja Linda postitas Facebooki gruppi pildi ühtäkki, et kas keegi tunneb neid inimesi. Me vaatame, minu vanaema ja vanaisa. Teisel pool on vanaema käekirjaga kirjutatud pieni muisto sugulaisille Antit ja Marialt ja see oli ikkagi judin, et kuidas niimoodi saab olla ja tuleb välja siis neid arhiivimaterjalidest neid sugulasi oli rohkem ja mitte kunagi lastele nendest ei räägitud, sest kardeti, et uuesti teele minema ja parem me ei lausu sõnagi. Aga ometi mingisugune suhtlus ka raudse eesriitedega toimus neil, aga meie sellest ei teadnud. Tean ka juhtumeid, kus abielupaarid enne abiellumist nagu noormees ja neiu ei rääkinud igaks juhuks teineteisele oma vanematest igaks juhuks. Ja hea on, et ei rääkinud, sest tuli välja, et üks pool oli olnud ikkagi märkimisväärselt punaste poolel ja teine pool oli siis rahvavaenlasena maha lastud. Nii et
armastus ja õnn sellest ei kannatanud, aga ei kannatanud sellepärast, et osad asjad hoiti salajas. Et niisugune varjamine ja saladuse hoidmine käib siis ka sinna juurde, et kui me nüüd Inna ütleks, et need traumad lähevad nagu järjest edasi, et sa pead kohanema kogu aeg ja siis sa kohaned sellega, et sa mingist asjast ei räägi ka kõige lähema pereringis. See on levinud egokaitsemehhanism ehk siis nagu eitamine, kõige primitiivsem, kõige tervislikum, sellepärast, et me tahame ju kõik, et meie vaim ja keha oleksid võimalikult terved. Nii et seda ei saa inimestele pahaks panna. Eks minu vanemagi ei julenud rääkida neid sõjakoledusi, mida tema nägi ja kõik küüditamised. Ja kui tema pojale öeldi, et juudi poiss ja kõri maha, ta pidi oma lapsega metsa jooksma. Et kõik need jutud tulid muidugi natukene suuremast peast, kuid ma mäletan neid siiamaani ja olen rääkinud siis oma õpilastele, aga sobival ajal ja hetkel natukene leebemas vormis. Et meie oleme see viimaste pioneeride põlvkond nii-öelda, et meie mäletame veel oma vanavanemate ja võib-olla ka vanavanemate mälestusi sellest. Ja sellest tuleks tõesti rohkem rääkida, et praegune põlvkond oskaks hoida ja armastada ja võib-olla kasvatada ka sellist empaatilist hellust ja emotsionaalset teadmist. Sest tarkust me saame küll, raamatupoed on raamatud täis. Aga kui sa vaatad, et me oleme nii peenelt haritud ja kui läheb jutt empaatia peale, empaatia teadlikkus ja seesama ehe hellus, et sellest jääb puudu. Suur tänu, see on väga õige kommentaar. Nüüd ma ütlen, et me lubasime tegelikult ka saalile mikrofoni anda, aga me ei ole sugugi andnud. Kas keegi sooviks sõna või kaks? Meil muidugi aega väga palju ei ole, teema on huvitav, sellest võiks hommikuni rääkida. Palun, sealt tuleb mikrofon ja tuleb ka sõnavõtt. Tuleb sõnavõtt. Kellega on au, et äkki võiks lihtsalt tutvustada ennast ja püsti tõusta ehk pole vajagi, aga just, et minu nimi on Ilo Mai ja neiupõlve nimi oli Soots. Ja siis mul on veel mõned nimed, aga neid ma ei nimeta. Igatahes suur tänu. Minu vanemad, ma olin 4-kuune augustis 44, kui minu ema ja mu tädi ja selle Tiifi valitsuse naispere pandi paadi peale ja purjetasime Rootsi ja isa jõudis siis kaks kuud hiljem, vahepeal muidugi ei teadnud me midagi. Aga ma arvan, et kui räägime traumast, mina arvan, et ma olen ikka traumeeritud. Tähendab, minu vanemad ei rääkinud kunagi põgenemisest. Mitte kunagi. Ja nad ei rääkinud traumast, nad ei rääkinud murest. Mu ema ei rääkinud mulle mitte midagi. Ja mul on praegu nüüd niisugune tunne nii vanema inimesena, et ma olen nii pimedalt läbi elu käinud. Et mu vanemate see trauma, see on kuidagi, aga see pidi jääma minusse, sest nad ei rääkinud sellest midagi, aga nende käitumine oli nii väga külm ja ma leidsin, et ei olnud mul niisugust armastust, eks ole, mida lapsel oleks vaja. Ja muidugi me saime Rootsis läksime edasi Kanadasse ja siis Kanadas oli muidugi hea Eesti kogukond ja see, ma arvan, võib-olla natukene mind päästis. Ja siis ma noore naisena kolisin Ameerikasse ja ma olen palju igal pool käinud, aga alati on jäänud niisugune tunne, et kuidagimoodi midagi on jäänud mulle puudu. Ja muidugi meile, ja mulle öeldi alati ainult, kui ma küsisin ja nii, et ei tohi teada, ära mossita, ole kena ja miks sa tahad niisuguseid halbu asju teada ja nii edasi. Ja nii ma elasin ja nüüd on nii palju niisuguseid küsimusi tekkinud ja kõik, kes saaks seletada, on läinud. Ei ole enam. Ei ole ema täna veel tuli, oli kellegi, oli kahju ja ma ütlesin ka, kahju, et emad ei ole, kes võiks mulle võib-olla seletada. Kahju, et isad ei ole, kes võiks mulle seletada. Ja võib-olla mul on siin üks lapsepõlve sõbranna ka, kellega me koos kasvasime Torontos võib-olla. Ja kas sul oli umbes enam-vähem samad, eks ole? Ja meil oli tore noore, oli niisugune tore aeg. Igatahes ma tahtsin ainult, kuna mina ka alati arvasin, et minu pere Eestis, isa jättis suure pere maha, et nemad nii õudselt kannatasid ja neid küüditati ja neid. Aga lõpuks ma sain aru, et minu vanemad ka kannatasid ja mina kannatasin. Ja sellest ma sain kõige rohkem aru möödunud aastal, kui ma käin iga aasta nüüd, kui ma lugesin selle Ellen Niidu
tütre kirjutatud mälestusest. Ja ma sain nii kindlalt aru, et tulid mõlemal poolel, tähendab minu vanemad Rootsis 48. aastal või nii, ja Ellen Niit, kui ta läks ülikooli ja siis otsis see Stalini, see võim, see nagu tihenes, eks ole, ja et oleme kõik väga-väga kannatanud ja Eesti rahvas läks nagu pooleks ja ei ole ja mul on ikka elu lõpuni ma olen tunne, et ma täitsa täiuslik veel ei ole. Suur tänu. Loona, kas ma korra tohin öelda? Kas ei olnud mitte proua teil selline lugu, et te pidite Rootsist põgenema Kanadasse või sellepärast, et tegelikult teil oli hirm vanematel, nad lahkusid turvalisemasse paika? Mina olen nagu aru saanud, minu seesama Linda pere, kes minu vanatädi põgenes Soomest Rootsi 8. jaanuaril lumetormiga ja 2 vanemat poega teenisid siis, eks ole, sõjaväes, et oleks muidu maha tapetud. Albert jäi ellu, aga need 2 vanemat poega hukkusid Rootsis erinevatel aegadel, kahtlastel asjaoludel. See on ka teada, et tegelikult ikkagi Nõukogude Liidu salaluure või mis iganes oli Soomes kui Rootsis väga tugevalt sees ja need pagulased tundsid kogu aeg hirmu, et neid kas antakse välja ja minu arust Soome pool ju andiski, minu vana isa pere tuli ära sealt või küüditati Nõukogude Liitu. Aga see on, minu meelest on täielik müüt. Minu vanemad, mina ei karta, ma sellest sain alles nüüd teada. No meil on Mariann Kelam seda jaganud, et kuidas nemad olid Saksamaal ja tegelikult oli hirm kogu aeg, et peavad tagasi minema. Isegi, et uksekella kardeti, et näiteks Karl Ristigi on kirjutanud, kuidas tal oli kahtlus, et äkki tal on tuberkuloos mingi auk. Evelin siia mikrofon, et tal oli nagu kahtlus, et äkki tal põeb tuberkuloos ja siis teda kontrolliti järjepidevalt ja ta meeletult kartis, et selle tõttu saadetakse Rootsist välja nähtavasti koju tagasi ja palun meie järgmine saali mikrofon ja palun taas ennast tutvustada ka igaks juhus, kõik ju ei tunne. Mina olen Leegi Mänd ja olen sattunud 18-aastasena sellesse peresse, kus asusid sõidule paadipõgenikud. Tänaseks on elus ainult üks. Võib kinnitada hoidke palun mikrofoni suu ees, vabandust, me lindistame. Riina Kindlam võib seda tõestada, kuna me eelmine aasta kohtusime juhuslikult. Nii, ja võin öelda teile nii, et eile, 22. septembril põgenesid minu mehe sugulased 14 paadipõgenikke. Palun mikrofoni. Üks on ainult elus. Riina Kindlam võib tunnistada tema naaber Kotkajärvelt. Nii, ja nüüd eile oli mu mehe õe sünnipäev, mis toimus, tähendab eile sai 84 ja minu mehe õde oli 4-aastane, kui läks ära Milvi Loite, kes tänaseks on elus täditütar. Ja ma mäletan aega, kui oli 1988, 22. september, kui meie kõik olime ühel meelel. Te võite istuda ka, ega me kuuleme ilusast. Ja keelel Eesti rahvas. Hoidsime kätest kinni ja meie sõitsime Ülemiste järve äärde, kus elab minu meheõde tänaseks sünnipäevale. Minu meheõde sai 44. Ja eile möödus sellest 80 aastat, kui mu meheõde oli 4-aastane ja tema ema oli juba ka paadis, aga ema võttis suhkrukoti välja ja nende pere ei läinud kaasa. Nii on ajalugu. Aitäh. Aitäh. Ma võib-olla ütleksin kokkuvõtteks. Vabandust, nii. Härrale mikrofon, jah. Et mina kasutaks võimalust, et tegelikult meil on väga head rahvastiku asjatundjad, Riina. Kindlasti üks parimaid Eesti rahvastiku asjatundjad, Loonega poliitik ja tegelikult me oleme täna rohkem taha vaadanud, eks tegelikult mina julgen ka öelda, ma pole kumbagi vanaisa näinud, et pole nii väga vana, aga eks me kõik oleme kõvasti pihta saanud selle sõjaga. Et kui me statistiliselt võtame, läände põgenes mingi 80 000, hukkus üldse eestlasi vist 200 000 või kui palju mingi 20% rahvastikust
kõige rohkem, mis saime üldse kannatada rahvastest teise maailmasõja ajal. Jube on vaadata statistikat, Norra 2 korda suurem, Rootsi 2 korda suurem, Soome 2 korda suurem. Et mul on lihtsalt niisugune küsimus, et kui nüüd neid erinevaid rahvastikuprognoose tehakse, ja me oleme täna minevikust rääkinud, et kui nüüd tulevikku vaadata, et kas me peaksime olema optimistlikud, pessimistlikud, kas me suudame selle 100, kuidas öelda, miljoniga tulevikus välja tulla ja mis seal perspektiivid on? Aitäh! No nüüd oli küll nagu, et sellest peaks tegema ettekande ja väga sellise pika päeva, aga Riina äkki siiski suudab abstraheerida mingi olulise märksõna? Ma suudan, ma olin nädalavahetusel Pühajärvel rahvastikupoliitika seminaril, kus värskelt meil neid prognoose näidati, tutvustati ja ega siin ei ole tegelikult muutust. Meil on sünnitusikka jõudnud väiksemad põlvkonnad ja nemad omakorda saavad vähem lapsi ja hetkel ärevatel aegadel eriti üldse ei soovita lapsi saada, seda lükatakse edasi. Ja meil on, eks ole, 90-ndatel oli meid 25 000 beebit aastas, siis olid küll ka veel Vene väed sees, aga hetkel on siis alla 10 000 sündimas neid ja see tendents on langev, et me kujutame ette siis, mis 10 aasta pärast on, eestlasi on veel vähem. On niimoodi küll, härra Märt Ots, et tegelikult saab ka võib-olla siis 1,2 miljonilise riigi rahvas oma riiki pidada. Kui me vaatame Islandit, tema on küll saar, seal on nagu mugavam oma riiki pidada 400 000-ga, siis küllap me saame hakkama. Aga mis on murekohad, on ju see, et idapiiri taga nagu me ei näe rahunemist. Ja seda oma rahvastiku auku me kindlasti ei tohiks võtta pähe, et me täidame Ukraina sõjapõgenikega, et nendel on tegelikult üle maailma nüüd pillutatud ju miljoneid oma rahvuskaaslasi, kes, kui me selle sõja seal võidame ja ma olen kindel, et võidame, peavad ka oma riiki panustama, üles ehitama selle. Me ei saa loota selle peale, et toome siia migrantrahvastikku, et sealt sünnivad eestlased ja Eesti kultuurikandjad. Seda ei juhtu, seda me juba ju näeme, et tegelikult ka 30 aastat me ei ole kõiki meie muukeelseid elanikke kuidagi moodi isegi keelt suutnud ära neile õpetada. Et nüüd loota, et võtame siis veel migrantrahvastiku juurde, siis saab Eesti riik kuidagi õitsvamaks kultuuri, keele ja muude hüvede poolest see nii ei käi, sest ka migrantrahvastik tegelikult ei hakka ärevus olukorras, kui ta nagu migrandina või tuleb riiki, siis siseneb sisserändajana, ega temal ei ole esimene asi sünnitama hakata, ta tuleb siia leiva ja hüvede pärast ja tegelikult siis aastate pärast on ta tegelikult samamoodi pensionär, kellele me peame tegelikult ülalpidamist maksma. Ja tema teine põlvkond ei ole pruukinud integreeruda, seda me näeme minu arust Rootsi ühiskonnas, vabandust, siin on paremad asjatundjad, võib-olla mõni elab, eks ole, oskab rääkida. Me näeme Prantsusmaal seda, et see ei ole nii optimistlik see tulevikuvaade. Et meil on väga-väga suured väljakutsetöös alates sellest, et kes läheb Eesti kaitseväkke, põlvkonnad väiksemaks jäävad ja meie peame ikkagi oma põhiseadust täitma, eks ole, eesti keel, eesti rahvus ja eesti kultuur. See on olnud meile vankumatus, usus, kindlas tahtes, me oleme lubanud seda teha. Nii et mõelgem ikkagi siis peredele ja lastele ja meil on kõigile see südamele pandud, et just see on see, mis meid üle aegade tegelikult edasi kannab. Aitäh. Ja ma võib-olla lõpetuseks ütleksin niisuguse toreda mõtte, et kui me nüüd räägime Rootsist ja Kanadast, mis ütleme on olnud nagu eestlaste kuidagi nagu mingid tuumkohad, mida rohkem teatakse, kuigi eestlasi on olnud Austraalias, USA-s, Saksamaal, täitsa tore kogukond ja mujalgi, aga just nagu minu jaoks, kui ma olen mõlemas kohas käinud ja ulgu eestlastega suhelnud, siis tuleb mulle nagu ette, et neil vist läks paremini, kes läksid Kanadasse, kus niikuinii oli mitmerahvuseline ühiskond ja kuidagi oli kergem olla mina ise, sest seal oli hästi paljud grupid, kes olid mina ise. Ja Rootsi samal ajal nagu pigem oli rahvusriik ja ootas, et siis sulandutaks rahvusriiki. Ma mäletan Helmi Mäelo mälestustest, kui ta sai lõpuks Rootsi kodakondsuse ja talle toodi suur kimp töökoht, sai teada, nad tõid suure kimbu kollaseid roose sinise paelaga seotud ja tema ütles roose vastu võttes, tema ütles, et palju õnne, nüüd oled sa rootslane ja tema ütles, et ma tahaksin siiski jääda eestlaseks ja siis oli nagu mingi vakatus ja vaikus, et kõik vaatasid teda nagu mingit imelooma. Aga selle sama Rootsiga ma arvan, et sobiks meie seminari kokkuvõtteks üks hea moment, et tõesti me ise hoiaks oma keelt, oma rahvast, oma kultuuri ja oma mälu. Ja on üks jutt,
taas tulen Karl Ristikivi juurde, kellel on üks tore novell ühest poisikesest, kes elab väliseesti peres siis Rootsis ja kuna tal oleks kasulikum tulevikus olla rootslane, siis vanemad räägivad temaga kodus rootsi keelt ja üritavad siis temast täielikku rootsi sellist noorhärrat teha. Aga ühel päeval ta läheb salaja pööningule ja avastab seal tohutu hulga raamatuid, mis on hoopis teises keeles. Ja ta avastab juhuslikult ka aabitsa, kus on pildid, tähed, sõnad ja ta hakkab uurima ja teeb seda tüki aega ja ta saabki kätte, et see on keel, eesti keel ja seal on siis eesti sõnad, eesti jutud. Ta loeb kõik need lood läbi, omandab keele ja siis ükskord, kui ta vanemad nagu, ta tuleb kuidagi, Terpist alavanemad nagu avastavad midagi ja ta on seal pööningul käinud, on kohutavas šokis ja ütleb, et kuidas sa niimoodi teed või noh, isegi nad ei avasta vist, aga et ta läheb vastu ja ütleb neile kuradi pastel. Ja siis nad on õudselt ehmunud, et laps sellist sõna teab, et ta on õppinudki ära eesti keele selle kõige paremas mõttes koos vandesõnadega. Ja ma mõtlen, et meie vandesõna võiks olla, et me vannume, et eestlased oleme, eestlasteks jääme ka siis, kui oleme üle mere või õhu kaudu kuskil, kas vabal tahtel tänapäeval või kuidagi mingitel teistel põhjustel, aga oleme ikka meie ise ja ma väga kiidan ja tänan teid kõiki, keda see teema huvitab ja ma eelkõige tänaksin siis selle pika projekti korraldajaid Ivi Seedovat ja Evelin Senetti ja annaksin praegu kokkutõmbe sõnaks, selleks krookpaelaks siis sõna Ivile. Aga kas tohib enne seda, ma tahaksin öelda, kallid, teie kallid, kes te pidite siit ära minema, sõitke ringi ja vaadake põldusid. Ei ole ilusamini haritud põldusid kui Eestis. Tee servadini välja, palju sorti vilja, tali, nisu, tali, rukis, raps, rüps, tritik, isegi päevalill te näete, no neid vähem muidugi kui seda maisi. Ja tuletan teile meelde, ükskord meil oli selline president lokkis juustega kolhoosi esimees, kelle naine muidugi teda sokutas igale poole. Ja siis nõukogude ajal kaevati kukuruusa põllu ette suur auk ja pandi Rüütel sinna seisma ja ta pidi Moskvasse andma intervjuu ja kiitma. Küll meil kasvab Eestis ikka kõrge mais, mis oli puhta vale. Ja nüüd saab seda siloks. Nautige, kallis, meie põllumeeste elu. Raske töö, ööd ja päevad, aga milline tehnika. Ainult mõnes kohas võib näha seda õudsat nõukogudeaegset kilakola. Nii et nautige meie Eesti elu armastusega. Aitäh, bravo! Isegi kesa on Eestis ilus ja nüüd palun proua Iivi. Aitäh, et me kõige ennem täname teid kõiki, kes tulite, jätsite oma aega ja rääkisite nii toredaid lugusid, et ma arvan, et kui nüüd mälu ja hing saavad kokku, siis ta on kindlasti täna siin kokku saanud. Et see on väga tähtis, aga tänades teid kõiki nii südamest sügavalt, sellepärast et see projekt, mis on sisse antud ja täna lõppeb, on antud sisse Euroopa Liitu eesti keeles. See olevat olnud esimene projekt, mis anti sisse mitte inglise keeles, vaid eesti keeles, sest selle mõtlesime välja Eveliniga. Aga tegelikult oli ka nii, et meil ei olnud aega, me tegime hästi ruttu. Ja see oli ükskord, ma olin Erasmus üliõpilastega. Ma tahan rääkida, et ma olen ise Tšehhist. Prahas 45 aastat elan ja juhin sealt kaugelt, et Evelin on olnud nüüd Eestis, kellega me oleme siis püüdnud iga aasta septembrikuus midagi niisugust mäluga hoidmist, eriti just suur põgenemis kadus ju täitsa ära. Meil on tänapäeval 80. aastapäev. Kui oli 75, siis me olime ainult üksikud, kes tegime. 65 oli samuti üksikud ja nagu Stanislav Nemersitski ütles, oli ta ühel konverentsil, kui mina pidin olema Prahas oma ülikoolis, siis ütles, et olevat 8 inimest ainult kokku tulnud. Ja see oli aastal 2014. Nii et see on ikka ime, kui konverentsil on 8 inimesest, kellest on vist 4 need, kes esinevad.
nii et ma arvan, et see on suur saavutus meil olnud, et nüüd juba toimub läbi aasta, me alustasime ju tegelikult aprillikuus koolides teavitamast suurpõgenemisest, see hakkas täiesti kaduma. Ja oleme jõudnud suve jooksul teha veel mitu, nii et 1, 2, 3, 4 oli suvel meil tehtud projekte. Siis tuli 5. august, sest meil on ju 6 partnerit tegelikult. Sinna on haaratud ka Läti ja Leedu, mis on alati olnud minu teemaks, sest ma õpetan Baltic Regional Cooperation and Russia. Ja et selles mõttes ei saanud ju välja jätta ka Lätit ja Leedut, meil on ju olemas oma side nendega ja meil on olemas ühine ajalugu, lähiajalugu ja kõige lähem rahvas pidigi üldse ajalooliselt olema hoopiski Läti meile, mitte Soome. aga siin ongi need põhjused, aga Läti ja Leedu ei ole veel jõudnud, me oleme käinud külas, isegi teinud seal saateid, Eesti kooli läksime, Eesti kooli tõime kohale Läti okupatsioonide muuseumisse ja see oli nendele midagi väga erilist, sellepärast et nemad nii suurelt ei ole seda käsitlenud, aga me loodame kogu aeg, et see käsitlus läheb suuremaks ja et me kolmekesi kõik 3 riiki näitavad seda. No on ka häid uudiseid sellega, et ma ei ole veel dokumenti ikkagi näinud päris, aga saladuskatte all võiks siiski öelda, et see on jõudnud juba Euroopa Liidus ka ära kinnitatud, et viiakse kõik need sündmused, mis toimusid 40-44 Eestiga, Lätiga ja Leeduga, on võetud Leedu juhtimisel Euroopa Liidus siis, et nad saaksid nimekirja pandud. Nii et see on üks suur asi, mis ma arvan, et mis väärib tähelepanu. Ja siis loomulikult on väga kahju, et veel Tallinnas ei ole mälestusmärki. Just nüüd laupäeval saime me panna püsti välis-Eesti ja ka Eesti rahvaga. Korjasime annetusi, on pandud üles mälestusmärk, nii et võite Pärnu silla juures näha suurepärast Eloliiva mälestusmärki just suurpõgenemise jaoks. Ja. Andsime erakondade ülesena Tallinna siis koalitsioonivõimuga üle eelnõu linnavolikogule, linnavalitsusele, et me rajame Maarjamäe mälualale suurpõgenemise mälestusmärgi Tallinnasse. Ja seda tegeme ja sinna tulid ka opositsioonierakonnad taha, nii et see on erakondade ülene algatus ja mina usun, et see jõuab seetõttu kiiremini nagu tulemuseni kui mõni teine. No mida veel suuremat või paremat võib oodata, sest see on tõesti 7 aastat oleme seda teinud, alates 2018. aastal. Me alustasime siin, näed, Tarmo on seal üleval, tema teab väga hästi, sest tema muidega, siin on mitu organisatsiooni, kes tegelikult on juhtunud. Mina olen isiklikult ülemaailmse Eesti Kesknõukogu üks juhatuse liige, olin ka aseesimees või viitsepresident või mis iganes. Ja ma olen suutnud seda hoida iga septembrikuus, aga see Euroopa Liidu projekt on andnud tõesti dimensiooni, et see dimensioon, hoidkem seda ja ärge unustage seda, et me peame edasi andma seda oma koolides õpilastele. Me käisime ka seal nende alles jäänud põgenikega või põgenike järglastega ka siis koolides. Nii et veel kord suur tänu, kes olete täna jõudnud siin välja kannatada terve selle õhtu kella 4, tegelikult kell 1 hakkas peale juba, kus kooliõpilasi ka siis õpetati ja need põgenikud ja pagulased, kes iganes on veel alles, olid siin kohal. Et see on suurepärane asi minu arvates. Ja mina olen täiesti kirglik selle asja aja ja ei tohiks unustada, et mitte et ainult 80. aastapäev, vaid ka järgmised aastad. Hoiame edasi seda suurt asja, millest sina just rääkisid niisuguse emotsiooniga. Suur tänu ja on olnud enne ja on pärast. Aitäh sulle, Iivi. Ei ole veel kõik, aga sa tead, et siin on minu kõrval siin Loone, kes kui me andsime sisse oma projekti, siis me andsime 2 aastat. Esimene aasta ei saanud täpselt nii palju punkte, kui oli vaja. Ja siis me nutsime seal, mis saab teha. Ja Loone ütles, no midagi ei ole teha, peab naised sisse panema.
ja läkski. Naised ja tüdrukud, isegi oli see täpne, aga aitäh, Iivi. Ja nüüd Evelinile veel viimane lõpusõna, sest meid ausalt öeldes ootab veiniklaasike ja suupisteke. Ja meil tõesti on väga kibe sinna minna, sest on tõesti juba kaua kestnud. Räägi, Evelin. Ja suur aitäh. Ma tahaks ka öelda, et kui me tegime esimest korda Iivi Saetööga siin 6 aastat tagasi, meid oli kohal siin käputäis alla 20, siis ma võin öelda, et sellel aastal koos selle projektiga ma võin julgelt öelda, meie üritustega raames on olnud üle 600 inimese kohal käinud. Nii et ma võin öelda, et suur aplaus Iivi Saetöövale ja sellele kõigele tööle. Ja suur aitäh teile ning tõesti meil on kena laud seal väljas ootel. Aitäh esinejatele ja sellega on meie projekt läbi, välja arvatud see ikkagi see veiniklaas. Aitäh teile! Olete palutud.